keegi läheb poodi ja ostab kirve ja sina ei näe ju, eks ju, või müüja ka ei tea ju, kas ta ostis selle kirve, et puid raiuda või ta on üldse mingi sarimõrvar või. Ja täpselt samamoodi on meie omadustega ka, et materiaalses maailmas on väga tähtsad akadeemilised teadmised, meid pumbatakse täis informatsiooni, siis me särame, eks ju, või on see mingi anne või materiaalne rikkus ja aga kui me ei näe iseendas ega tea, et mis on nagu lõplik point, omada mingit informatsiooni või mingit šaktisi, olla hästi tark või hästi rikas või hästi ilus või hästi tugev või. Et kui see motivatsioon meil ei ole lapsepõlvest sisse niimoodi hea eeskujuga, armastusega õpetatud, et motivatsioon on omakorda püüdmatu kõige kõrgema teiste teenimine, siis on see, mis nagu juhtub, et inimesed vaatad ja imestad, eks ju, et kui õnnetud ja siis kui õnnetuse või sellise katuse ärasõitmise kõrval, et kui võimas võib olla näiteks olla väga ilus või silmapimestavalt ilus inimene või silmapimestavalt rikas või kuidas need kaks asja kokku nagu lähevad, et kui hinges ei ole nagu aru saama, mis on kõikide energiate ja kogu selle looduse elu mitmekesisuse avaldamiste nagu mõte, on eks olla armastatud ja armastada, sellest me oleme rääkinud. Et see kõik, mis sul on, ekstaasis, suures rõõmus, rakendada teiste teenimisse. Et kui sinnani meil ei ole jõudnud, eks, siis me oleme loomulikult, nagu ma olen rääkinud, karmatsüklis. Et suured ühiskonnad, suured juhid, suured teadlased, jätavad mulje meile, eks ju. Ma ei tea, või suured sensitiivid jätavad mulje. Tõesti, nagu ütleme, et selles välises plaanis nad millegiga nagu wow. Jah. Aga kui see sügav sisemine motivatsioon või vähemalt eesmärk võib-olla sulle tule välja, sa saad aru, et kõik, mis mul on, kõik kuulub kõige kõrgemale, pole kunagi minule kuulunud. Ma olen lihtsalt rakendama seda teiste rõõmustamiseks ja kõige kõrgema looduse seaduse järgi nagu balansis ja harmoonias rakendamisesse nagu. Siis me oleme oma nahalt kogenud ja teiste pealt näinud, nagu ma mainisin, et seda õnne ei tule. Seda õnnetunnet või seda õndsust või seda anandat, eks ju, ekstaasi. Ta lihtsalt ei tule. On ainult sellised, jälle ma olen 100 korda rääkinud, ma just kordan ennast, et on lihtsalt sellised hetke võltssähvatused, mida me siis internetis oskame ka hästi teha, eks ju, luua endast legend. Mingi hetk oled õnnelik, sest kogu maailma näitad, et I am successful,